Jaa. Siin enne käis jutust läbi, et Narva linnapead tulevad Tartust, et võttis nagu natukene mõtlema, aga jätame selle praegu nii, nagu ta on. Mina tulin rääkima teile, hoopis teemal, lõime luues huvihariduse mustrid Tartu linnas. Seal oli veel kavas teil küsimärka taga. Üks oluline asi, mida minu kohta võib-olla teada, on see, et ma olen hariduselt semiootik. Ja kui ma pean natukene sellist võõrast teemat käsitlema, siis ma lähen tagasi oma semiootika algterminite juurde, mis võimaldavad mul ajada nagu sellist ümmargust mulli ükskõik millest. Lõim, mustrid, need on sellised, iga semiootik suudab siit minna kuhu iganes välja. Aga huvihariduse koha pealt ma olen 2 aastat abilinnapea olnud ja siis, kui ma alguses püüdsin teemat endale selgeks saada, küsisin ühelt Tartu erahuvikooli juhilt, et mis see huviharidus on. Tema ütles, et keerulised sõnad, seal õpiväljundid ja õppekava ja nii edasi, aga põhiline, et ikkagi nagu oluline hariduse valdkond, mis lähtub õpilase huvidest. Poliitik natukene üldistab, meie linnapea armastab muidugi öelda, et kes üldistab, see üldistab. Poliitik üldistas selle enda jaoks, et huviharidus, see on nagu haridus, ainult huvitav. Huvihariduse konverents järelikult on nagu hariduskonverents, ainult huvitav. Ja poliitiku jutt huvihariduskonverentsil peab ka olema huvitav. Vähemasti talle endale leidsin mina ja siis mõtlesin, et ma teen siis niimoodi, et ma teen selle esitluse tehisintellekti abiga, mis ma muidu maksan need 24 € ChatGPT eest kuus. Et olen palunud siis iga slaidi juures tehisarul teha selline üldistav kokkuvõtte ja illustreerida. Et see on tema arusaamine minust seal. Nii, lõim kootakse niitidest ja need niidid, mis ühes omavalitsuses huvihariduse pakkumist minu arvates koos hoiavad, lähtuvad ühest küljest sellest, et mida seadus meile ütleb. Me tegutseme ikkagi seaduse alusel. Aamen kirikus ühe kohaliku omavalitsuse, olgu ta linn või vald jaoks, on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Kui seal on nii öeldud, siis nii peab tegema. Ja nii me peame korraldama noorsootööd ja siin ei ole slaidil seda, siin laudkonnas kiiresti selgus, et ma olin vahele jätnud selle, et pidama üleval huvikoole. See on nagu huvitav käsitlus, et peame üleval huvikoole, aga noorsootööd me korraldame, eks ju, kuidas see sõnastus seal täpselt on. Korraldame, jah. Tartus on 15 000 kooli õpilast. Kas te teate, mitut huvikooli me üleval peame? 3, õige. Tegelikult see on natuke nüansi rohkem, meil on huviharidusega päris hästi. Üks asi on, mida me peame, teine asi on see, mida me tahame ja poliitikute jaoks see väljendub koalitsioonileppes, kui nad on võimupoliitikud või kurjades artiklites, kui nad on opositsioonipoliitikud. Meie koalitsioonileppes Tartus, REF, sotsid, Isamaa on huviharidusel täiesti eraldi peatükk ja tõin sealt ühe võib-olla kõige olulisema rea, et siis toetame seda koostööd, lõimingut. Need aktiivõppeprogrammid on spetsiifiline meede, mida me Tartus, rahastusmeede, millega me soodustame seda kõike. Nii et me peame seda huviharidust korraldama ja ülal pidama, aga me ka tahame seda teha Tartus, on meie selge poliitiline sõnum. Ja siis niimoodi mustrid saab sinna lõime kududa veel igasuguste erinevate seaduste ja asjade alusel. Neid kõiki ei jaksa üles lugeda. Ja kui me selle lõime kokku seome nagu kirivöö endale ümber, siis me avastame, et ta tegelikult nagu ikkagi piirab meid. Et kuskil tulevad mingisugused piirid ette. Kes on näinud sarja Yes Minister, siis on kas administratiivsed, juriidilised või finantsilised piirid. Aga vaatame, kuhu mina jõuan nende piiridega, kirjeldades lihtsalt Tartu sellist huvihariduse korraldust. Tehisaru arvab, et huvihariduse korraldamisel või pakkumisel tuleks lähtuda ligipääsetavusest, mitmekesisusest, kvaliteedist, jätkusuutlikkusest ja kogukonna kaasamise põhimõtetest.
minu arust päris hea keskmistatud tõdemus tema poolt. Ma tegin slaidi enne valmis, siis söötsin küsimusena ChatGPTle sisse. Kombeks on persoonade kaupa teemadele läheneda. ChatGPT arvab, et siis huvihariduse keskmine tarbija on 12-aastane emma, eks ju, aga meie arvates on ta kas 7–19-aastane või 60+ vanuses, noor või siis eakas, kes huvitub ennekõike võib-olla ka spordist, aga võib-olla ka rahvakultuurist või muust huviharidusest, osaleb kuni 3 huviringis või huvitegevuses või huvihariduse pakkuja juures. Ja kui me vaatame sellele 12-aastasele või 7–19-aastasele või 60+ emmal otsa, siis tegelikult siit tulevad kõik minu need piirid nendest samadest lihtsatest persona kirjeldustest. Võtame kõigepealt esimese küsimuse, et haridus, huviharidus, kuhu me üldse nagu selle määratluse enda piirid tõmbame? Tartus me eristame väga selgelt huvitegevust ja huviharidust. Huvitegevus on piltlikult öeldes kassipaitamise klubi. Huviharidus on piltlikult öeldes kassipaitamise klubi, kus 6-aastase tegevuskava alusel või 3-aastase kõigepealt õpitakse ära teoreetiline kassipaitamine, siis tehakse kuivalt läbi, siis paitatakse kasse, liigutakse edasi tiigrite ja lõvide paitamise juurde ja nii edasi. Ehk üks asi on lihtsalt mingi huvitav tegevus, millega sa avastad uut valdkonda, aga sind ei arendata seal süsteemselt edasi, ja teine on võib-olla see sama tegevus, mis on süsteemselt aastate lõikes läbi mõeldud ja kus on siis ka juhendajate kvaliteedinõuded erinevad. Me rahastame huviharidust Tartus niimoodi, et meil on valdav osa hariduse pakkujaid on erasektoris, me rahastame neid lähtudes sellest, kui pikk on nende õppekava, mis on juhendajate kvaliteet, millised on nende valdkondlikud saavutused, ehk sa sisened sinna põhimõtteliselt huvi tegevuse pakkujana ja kõige kõrgemat pearahamäära saad sa siis, kui sul on põhimõtteliselt kõik need samad kvaliteedinõuded, mida me eeldame ühelt munitsipaalhuvikoolilt või ka üldhariduskoolilt tegelikult, eks ju, magistrikraadiga õpetajad ja nii edasi. Et meie jaoks see huvihariduse piir on võt seal. Kas sport on huviharidus? No, meie jaoks on, sest ta kuulub meil samasse osakonda, samasse määrusesse, nii edasi, saab seda ka teistmoodi käsitleda. Küsimus ongi, kuhu me selle piiri tõmbame. Kui me ütleme, et sport on huviharidus, siis sport võtab valdava osa osalejaid, valdava osa raha. Ja muule huvihariduse ja rahvakultuurile jääb kõige vähem. Et siin ei pea lähtuma mitte ainult terminitest, vaid ka sellest, et kuidas me ressursse kasutame. Füüsilised piirid, kus huviharidus toimub? Koolides, jaa, me siin nägime näiteid ka, eks ju, huvikoolides, jaa, aga ka teaduskeskustes, muuseumides. Ma arvan, et siin ruumis ei ole vaja kellelegi hakata seletama, et õppida saab kõikjal, mis on Tartu üks motosid ka haridusvaldkonnas. Et tegelikult siin seda piire väga ei olegi. Väga hea. Ja omaette kummaline nähtus, millega ma ei oska otseselt midagi peale hakata, on üldhariduskoolide juurde moodustatud siis huvihariduse ühingud. Vaatan siin Küllile otsa. Et jah, see on ühest küljest huviharidus, läheb täpselt sinna samasse valdkonda, aga meile rahastajatena põhjustab see päris keerulisi väljakutseid selle pärast, et ma näen siin veel noogutusi siin seal, et kas see, kui ühe kooli õpilased osalevad tegevustes, on see, mida me linnana prioritiseerime või mitte, või peaks see käima kooli enda vahenditest, et kuskilt siit jooksevad ka need piirid, et mis me ütleme, on haridusvaldkonna vastutus ja mis me ütleme, et on huviharidusvaldkonna vastutus. ChatGPT nõustub siin. Huviharidus peab olema struktureeritud, peab olema õppekava ja mulle väga meeldib, et ChatGPT sai kohe aru, et siin peab olema see vaba tahe ehk õpilase huvi. Nii, vaatame sellele samale persoonale otsa ja mõtleme, et tegelikult huviharidusega saab tegeleda kogu eluea vältel. Ma lahkun täna küllaltki vara sellepärast, et minu
10-kuune beebi vajab minu abi. Kes on iialgi kasvatanud neid pisikesi, siis teate, et tants või lauluringe, ujumistrenne, liikumisasju, need on nagu meeletult palju ja kõigi noorte vanemate suur soov on pakkuda oma lapsele parimat ja siis neid käiakse seal igal pool. Väga lahe, lastele meeldib ka, eks ju. Beebide huvitegevus või haridus, ma ei tea. Igal juhul täiesti teema. Kas me omavalitsusena peaksime seda toetama? Ma hea meelega toetaks. Kas meil raha selleks on? Huvitegevus, pigem vist lasteaias. Viimases volikogu hariduskomisjonis tulistasime sellel teemal päris kõvasti sõnadega. Kõigis Tartu lasteaedades pakutakse huvitegevust, mida viivad läbi lasteaia välised juhendajad. Kas meil on nende jaoks sellised kvaliteedinõuded nagu teistele partneritele? Ei, see on lasteaiajuhi otsustada, see toimub lasteaia päeva sees ja see on tasuline. Näete, kui palju siin probleeme on? Aga kui kõik lasteaiad seda tahavad teha, siis järelikult on see millegi jaoks kasulik ja loomulikult on see millegi jaoks kasulik. Tartu üks põhimõtteid on need, et me oleme püüdnud hästi laia valiku huvihariduses saada oma lastele ja no ei ole võimalik, et sama lasteaia rühma õpetaja või liikumismuusika õpetaja suudab kõiki neid asju pakkuda, mida väljast tulnud jalkatreener näiteks, kes ülla kasvatab järelkasvu oma klubile hiljem. Et päris mitme otsaga asi. Meie selge fookus on 7-19 noored, varem oli kuni 26 tudengilinna eripärad, eks ju, aga selle rahaga on nagu on, et siis panime selle 19 natukene kunstlikult, vasti minister kirjutab ukaasi ja siis on kooli kohustuslik, siis on nagu selge, kust see tuleb. Aga 849 noort on need, kes meil osalevad huvitegevuses või huvihariduses. Koolis käib Tartust circa 15 000 noort, nüüd natukene üle 50-60% kandis on need, kes sellisel kujul osalevad. 19-60, see on meile linnavalitsuses nagu kogu aeg see pähkel, et täiskasvanute võime koguneda erinevatesse ühingutesse, ma saan aru, siin vana autode austajad istuvad minu lauas, või mehed, kes endale paati ehitavad, või midagi täiesti kolmandat, no kõike seda ei suuda välja mõelda, aga üks asi ühendab neid kõiki, nii kui nad on ühingusse koondunud, nii nad tulevad linnavalitsusi ja ütlevad, et me teeme väga olulist asja, see paadinokitsemine on meie vaimsele tervisele väga oluline, kas toetust ka saab, eks ju. Meie põhimõtteline seisukoht on, et täiskasvanud inimesed peaksid suutma ise oma hobide eest maksta, kuigi me teeme ka erandeid. 60+, ma ei tea, kas teistes omavalitsustes on munitsipaal toetus eakate huviharidusele, huvitegevusele. Meil on nüüd 10 aastat ja 490 osalejat. Ma arvan, et see on päris hea piloot. Meil on selline dokument nagu easõbraliku linnastrateegia ja seal on ette nähtud, et me, nii nagu vanasti öeldi, et keegi on partei erilise tähelepanu all, et meil on siis eakad Tartu linna erilise tähelepanu all. Ma arvan, et see on hästi ilus asi, mida üks linn saab teha ja kogu selle muu raha kõrval see ei võta ka liiga suurt tükki. ChatGPT ei ole siin nõus, tema ütleb meile, et 7-19 peaks olema see vanuse vahemik. Olgu siis nii. Kas munitsipaal või era? Munitsipaale meil on 3, Koks käsib, eks ju, ja 151 eraõiguslikku partnerit, kellest mõned on pisikesed ühingukesed ja mõned on 100 lastega erahuvikoolid. Suur osa jällegi on muidugi spordiklubid. Miks see on hea? Hea on sellepärast, et konkurents turul tekitab valiku ja võimaldab saavutada sama eesmärgi oluliselt odavamalt kui siis, kui me püüaksime ise kõikide nende valdkondade jaoks kooli üleval pidada. Selle miinus on see, et me teame väga hästi, et erahuvihariduses õpetajate palgad on kehval järel.
Mul on ülihea meel, et me Tartu munitsipaalhuvikoolides tõstsime magistrikraadiga õpetaja palga käesoleval aastal 1820 euroni, sest õpetaja on õpetaja, ükskõik kas töötab lasteaias, üldhariduskoolis või huvikoolis. Aga erakates... Vau. Aitäh. Tartus me oleme pigem nagu natukene negatiivset tähelepanu saanud sellepärast, et see suur hulk erapartnereid vaatab niisuguse näoga, et no jah, et aga meie, ja päriselt ka, aga nemad. Ja seda raha meil ei ole, me ütleme, et peate hakkama saama, küsige vanematelt rohkem. Aga vaadake, et kedagi ukse taha ei jäta, sest ligipääsetavus. Nii. Kui me need erakad kõik ukse taha saadaks, avaks paar huvikooli veel, me saaksime linnana valida prioriteedid enda jaoks. Aga maailm liigub kiiremini kui meie prioriteedid, eks ju. Dronootika on praegu asi, mis nagu kõvasti lendab. Meil ei ole drooni erakooli Tartus, drooni munitsipaalkooli Tartus. Mis meil on? Laste kunstikool ja 2 muusikakooli, eks ju. Kõige klassikalisemad huvikoolid. Ma isegi ei tea kõiki neid 151, ei ole võimalik. Et seal on nagu meeletu dünaamika ja see on väga suur väärtus. Ja ChatGPT taaskord nõustub, et sisu on oluline, mitte omandivorm. Tõmmates siin omandivormi juurde selle piiri, me saame saavutada mingeid eesmärke, aga me Tartus püüame nagu leida head tasakaalu. Ma muidugi ütlen, et see tasakaal on erakate poole natukene viltu ja et seetõttu Tartu huvihariduse õpetajad väljaspool munitsipaalhuvikoole tegelikult on natukene kehvemas positsioonis. Olgu. Kõige tähtsam. Tolmust on räägitud, räägime rahast ka. Need 8049 noort, kes osalevad kuni 3 huvitegevuses, seda siis erasektoris. Lisaks võivad nad osaleda koolide huviringides, mida me loeme, kuna see on teine osakond, loeme teisiti. Lisaks võivad nad meile teadmata veel kuskil huvikoolis käia. Et kokku meil on üle 11 000 osaluse, mis tähendab, et 60-70% osaleb ühes, 20+% 2 ja mingi 7-8% lapsi on, kes osalevad 3 huvikooli tegevuses. Ja siin nad käivad päris koolis ka. Ja ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et mina panin nagu kogu kooli aja põhimõtteliselt laiska ja ikka oli raske. Aga mõned on tublimad kui teised, eks ju. Selle lõpu peale me kulutame 2,3 miljonit eurot maksumaksja raha Tartu linna poolt ja oma munitsipaalhuvikoolidele, kus on osalejaid circa 1000 ja me ei tea täpselt, sellepärast, et isikukoodid, delikaatsed isikuandmed, kulutame me 2,4 miljonit. Näete, milline nagu efektiivsuse vahe. Seal on küsimus ka hilisemaks, eks ju. Mul on teile kõva häälega palve. Palun saatke see slaid kõikidele Eesti Vabariigi omavalitsustele. Meeleldi. Ma ei tea, kas kõik Eesti omavalitsusjuhid tahavad Tartu abilinnapea targutamist jälle kuulda. Noortekates ja üldhariduskoolides kulub umbes 2 miljonit. Noortekate osas meil on teatav ettekujutus, palju seal huvihariduses noori osaleb, aga see on ka jälle keeruline, erinevad metoodikad. Uksest tuleb noor sisse, siis kuidas me ta sinna kirja paneme, kas me üldse tohime ta kirja panna või kes ta kirja paneb ja nii edasi. Ja üldhariduskoolide kohta pole meil huvihariduse valdkonnas õrna aimugi, sellepärast see on teine osakond. Mõlemad on minu kureeritavad osakonnad kusjuures, aga mul ka ei ole õrna aimugi. Nad võib-olla ise ka ei tea täpselt. Riik panustab Tartu puhul 480 000 eurot, teate küll, see on see, mille eest tohib teha ainult arendustegevusi. Kuna Tartu, vanasti oli see nii, kuna Tartus on see erakate toetusmäärus on ehitatud üles just kvaliteedi arengu peale, siis meie oleme saanud kasutada seda 480 000 nagu osaliselt ka seal, et kui kellelgi kasvab juhendajate pädevus või midagi muud, et siis see on ju areng. Nii. Üks väga filosoofiline küsimus on see, et keda me toetame oma pearahasüsteemiga. Kas me peaks toetama ühingut või last, lapse vanemat küll,
kui laps ise 18-aastane juba pole. Meil ei ole veel vastust. Osad omavalitsused annavadki lihtsalt lapsevanema kätte paki raha, ütlevad, et see on huviharidus, tee sellega midagi. Teised, nagu meie, annavad selle ühingule vastavalt laste arvule, pea raha. See on väga nüansirohke teema. Veel nüansirohkem on see, et mõned nagu need piiri tõmbamise kohad, mida ma kirjeldan, on maakonnakeskuse omavalitsuse võlu ja valu. Tartu linna 15 000 õpilasest circa 2200 on naabervaldadest, samal ajal kui naabervaldades käib Tartu lapsi umbes 400, eks ju. Seni, kuni haldusreform ei saa korralikult ära tehtud, tegelikult naabervallad kasutavad väga palju Tartu ja meie ühingute pakutavaid teenuseid, aga mitte alati ei tule oma rahaga kaasa. 151 ühingut korda 8 omavalitsust on väga palju lepinguid, mis tuleks sõlmida. Ja me püüame läbi omavalitsuste liidu, meie valdkonnajuht Mariann Saluste, kes istub seal laua taga, veab seda töörühma nagu öelda, et kuulge, aga teeks koos seda niimoodi, et raha liigub sinna, kuhu laps läheb reaalselt. Aga siis tulevad need takistused, administratiivsed, finantsilised, juriidilised, vana hea GDPR ja nii edasi. Et see arvlamine on üks nagu väga keeruline asi. Linn sellest otseselt ei võidaks, aga linnas tegutsevad ühingud võidaksid paarsada 000 eurot aastas, kui iga lapsega tuleks raha kaasa. Ja kuni nad seda raha ei saa, siis tegelikult linna rahaga mingil määral doteeritakse valdade lapsi. Aga see on niisugune asi, et ma loodan, siin ühtegi Tartumaa omavalitsusjuhti teist ei ole. On, siis nüüd ilmselt peale minu esinemist tuleb sellel teemal sõbralik diskussioon, et kas ikka on nii, nagu Lemmit ütles. ChatGPT toob meile selle rahastamise osas selle nüansi välja mingis mõttes, et kui me toetame ühingut, siis me saame teatud kvaliteedi. Kui me anname raha lapsevanemale, siis nad lähevad, ostavad turult mida iganes ja meil pole päris täpselt ülevaadet, et miks see jalgpallitrenn on 3 korda odavam kui teine, aga seal kogu aeg lapsed tulevad murtud jalgadega koju. Minu lemmik. Panen ajast nagu mõnusalt üle, aga jääbki küsimusteks vähem aega. Tartu linn on natukene erandlik, et noorsootöö ja huviharidus mõlemad on kultuuriosakonna all. Ma lasin teha ühe kaardistuse ja valdavas osas omavalitsustes kipub olema niimoodi, et kultuur, noorsootöö on pigem koos haridusega, eks ju. Ühte mudelit ei ole üle Eesti, mõnel puhul on sport, on täiesti eraldi, eks ju, see vana nali, et kehakultuur on ka kultuur. Ja mõnel puhul on mingi üks tükk eraldi, aga Tartus on nii, et seal, kus lõpeb haridusosakond, seal algab kultuuriosakond ja seal, kus lõpeb haridus, seal algab huviharidus, eks ju. Ja see põhjustab probleeme ka siis, kui üks abilinnapea seda kokku toob, et see ametkondlik inerts on väga suur ja kõik see, mis ma ütlesin huvihariduse kohta, et kvaliteedinõuded ja nii edasi, haridusosakonnas ikka ametnikel lipsab üle huulte sõna, ja siis see kultuuriosakonna huvitegevus, eks ju. Ja mõisted on erinevad, eesmärgid on erinevad, siin on vaja mingisugust ühildamist. Nii et osakondade piir on üks tõsine asi, omavalitsuste piir on väga tõsine asi ja tegelikult ka omavalitsuse ministeeriumi vastutuse piir on, ma saan aru, et esimest korda on huvihariduse seadus töös. Ootan huvi ja teatud hingevärinaga, sellepärast, et see, mis meil haridusministeeriumist on tulnud, on huvitav viimasel ajal. Ma üldse ei ütle, et sealt nagu ainult halba asju tuleks, ma lihtsalt ütlen, et me elame huvitavatel aegadel, et õpetajate streik just lõppes. ChatGPT mind toetab siin ja ütleb, et peab olema korraldatud koostöös. Kõik need illustratsioonid on ka ChatGPT omad, eks ju, amatöör, AI kunst. See on ChatGPT arusaam koostööst. Minu arust see näeb välja nagu mingi täielik pusa ja see on väga tabav. Ja olengi jõudnud oma ettekande
piirini. Ettekandest on jäänud välja mõned olulised asjad ja üks asi, mida ma teadlikult ei tahtnud hakata rääkima, siin on eestikeelne huviharidus. Tartu on väga erilises positsioonis, meil eestikeelsele haridusele üleminek on 2 aasta pärast formaaljuriidiliselt tehtud, ma võin tunde rääkida nüanssidest, aga eestikeelne huviharidus saab tehtud sellel aastal. Igal juhul neid piire on väga palju, nad takistavad meil kõike seda lõimimise osa. Jah, valdkonna juht palus, et ma tooks Tartust mõned lõimingu näited, aga aeg sai otsa. Ma oleks selle esitluse natuke teistmoodi üles ehitanud, kui ma oleks kuulnud ise eelmisi esitusi, aga nii see läheb. Ja need piirid on selleks, et neid ületada. Nii kui me ületame need piirid, siis ilmnevad järgmised, aga ma arvan, et see tunnetus siin on selgelt see, et huviharidus peab käima üldharidusega ühte jalga võrdse partnerina koos alusharidusega, ütlen mina sinna juurde ka. Et alusharidus on see, et alusharidus on haridus ja lasteaias töötavad õpetajad, et see on nagu inimestele nüüd kohale jõudnud. Kuidas seda saavutada? Kõik need asjad, mis ma siin üles lugesin, mõjutavad seda, aga ühte õiget vastust ei ole. Ma usun, et Tartus meil on piisavalt dünaamiline see olukord, mis võimaldab meil saavutada seda eesmärki, et mis see suur eesmärk on, toetada igakülgselt noore arengut, toetada tema tugevusi, aidata tal ületada tema nõrku kohti, küll ei tõi siin väga häid näiteid, eks ju. Ja see peab olema ükskõik mis, kas see on keskvalitsus või omavalitsus või milline omavalitsus see on või millises osakonnas või ametis, see peab olema see eesmärk. Ma arvan, et ma siin kohas lõpetan. Aitäh! Aitäh, suur tänu sulle. Ja nüüd, kallid osalejad, teie küsimused. Palun, julgelt. Jah, tuleb esimene. Tallinnast Midrimaa huvikoolist. Kas ma sain õigesti aru, et Tartu linnavalitsus ei toeta rahaliselt 3–7-aastaste laste huvitegevust, ei sel juhul, kui see toimub lasteaedade kõrval, ega ka sel juhul, kui see toimub eraldi huvikoolis, mis ei ole lasteaiaga ühes majas? Aitäh! Jah, kahjuks see nii on. Et lasteaedade rahastusmudelis meil ei ole eraldi huvitegevuse raha ette nähtud. Lasteaedades on professionaalsed õpetajad, on muusika liikumise õpetajad, eks ju. Et lasteaed ise peab korraldama neile tegevusi nende vahendite baasil, aga kõigis lasteaedades, kui tuleb väline huvitegevuse pakkuja, siis see on vanemale tasuline teenus. Et meie huvihariduse rahastamine algab 7. aastast. Nii, palun veel küsimusi, julgelt. Jah, sealt on veel üks küsimus meil. Tervist, Meeli Tantsuhuvihariduse Liidust. Ma küsin ühe üldse küsimuse, ma tean, et Tartus ongi hästi, kogu aeg on olnud hästi. Aga kuidas te suhtute sellesse, kui nüüd planeeritav see sama riiklik huvitegevuse huvihariduse rahastus alates kas aastast 26 tuleb lihtsalt üldisesse nii-öelda potti ja läheb see silt sealt küljest ära. Et praegu teil on, ma saan aru, selline mõistlik linnavalitsus, aga kas te näete seal mingeid ohukohti ka, et see raha äkki läheb pärast tänavaaukudesse? Aitäh! Aitäh! See on väga hea küsimus ja see puudutab ühte minu jaoks nagu kõige olulisemat teemat Eesti arengus üldse, mis ei ole üldse huviharidusega seotud. Ma ei lähe väga sügavalt sinna sisse, aga mina ütlen, et riik peaks maksimaalse arvu sildiga toetusi andma omavalitsuste tulubaasi, sellepärast et omavalitsuse vastutus ja ülesanne on kohaliku elu küsimuste korraldamine. Kui omavalitsus sellega hakkama ei saa, siis ta vastutab oma kogukonna ees. Riik võib karta seda, et see läheb tänavaaukudesse, aga seda, kas see läheb tänavaaukudesse või huviharidusse, peab otsustama kohalik kogukond. Et see on, mina ütlen seda, et
ministeerium peab andma ka üldhariduskoolide õpetajate palgaraha omavalitsuste eelarvesse ja lõpetama ütlen uuesti välja selle. Ministri ülesanne on kujundada Eestis hariduspoliitikat, mitte mikromanageerida üksikute töötajate palkasid. Ja see on sama põhimõte. Ma saan aru, et siin on ohud ja hirmud, aga võimude lahusus, võimude vertikaalne lahusus ehk omavalitsuse vastutus ja volitused ja keskvalitsuse vastutus ja volitused on olulisem kui need hirmud minu jaoks. Sest kui me õõnestame ära kogu omavalitsust tegeliku vastutuse, siis tekib küsimus, miks meil üldse need omavalitsusi, et raha võib ju erinevatesse Exceli ridadesse jagada ka rahandusministeerium. Aga iga demokraatia instrument, institutsioon on millegi jaoks hädavajalik. Kes kutsub keskvalitsuse korrale, kui omavalitsustel puudub igasugune jõud? Eestis on täna olukord selline, et mitte ühtegi olulist investeeringuobjekti üheski omavalitsuses ei ole võimalik enam teha, võib-olla peale Rae ja Tartu valla, ei ole võimalik enam teha ilma selleta, et on omad joped Toompeal. Tartu linna haridusasutuste investeerimisvõlg, lasteaiad, koolid. Ja ma ei räägi sellest, et mis meil tulevikus tuleb, vaid mis ma oleks pidanud tänaseks päevaks tegema, on 330 miljonit eurot. Meie kogu linna eelarve on umbes sama suur. Ja ma ei näe, et Tartu linn oleks läbi aegade halvasti ennast majandanud, aga kui meie omavalitsuste tulumaksu osa nominaalselt küll kasvab, aga kohustusi tuleb selge nagu mõrdu, sealhulgas hooldereform näiteks, mille pärast me andsime keskvalitsuse kohtusse, et siis ei ole ime, et asjad hakkavad lagunema. Ka teed ja neid auke on vaja parandada, aga muidugi mitte laste huvihariduse arvelt, sellega ma olen ka nõus. Ühesõnaga, selle peale ma lähen põlema ja minu vastus on, et tuleb usaldada omavalitsusi. Minister Madis Kallas teeb Robin Hoodi, aga see on tulekahju kustutamine ja väga keeruline teema. Vabandust, nüüd me läksime põhiteemast kaugele. Kõik on kõigega seotud. Sulle tänud, Lembit, see aplaus on sulle ja